Tere, mina olen Miinarma gümnaasiumi eesti keele kirjanduse ja draamaõpetaja ka. Olen varsti 40 aastat teinud seda tööd ja töötanud väga mitmesugustel aegadel ja näinud nende aegade nagu õpilasi päris palju. Ma arvan, et see annab mulle mingisuguse õigustuse midagi arvata selle praeguse olukorra kohta ka, et missugune on praegune seis siis koolis. Ja kõigepealt ma alustaksin ilma igasuguse sissejuhatuseta. Siin lugupeetud Marek Tamm tegi sellise ilusa teadusliku sissejuhatuse ära, et mina saan rääkida kogemuslikult ja paljugi selles ettekandes on hüpoteetilist, et nii mulle tundub, nii ma arvan. Aga kõigepealt siis kohe vastuseks sellele teemale, et kas raamatud nutinoore lugemislaual üldse on olemas praegu, võin kindlalt väita, et nad on seal. Nad on väga kindlalt ja üllatavalt isegi täiesti traditsioonilises vormis. Et nad on paberile trükitud, kaante vahele köidetud ja kõige tavalisem lugeja gümnaasiumis vähemasti eelistab seda tavalist raamatut. Et kuigi on mingi väike protsent neid õpilasi, kes eelistavad igas olukorras ikkagi ka e-raamatut, on ikkagi valdavalt, kui neil on võimalus valida, siis nad ikkagi võtavad tavalise paberraamatu, kui reisi peale lähevad, siis küll võtavad e-lugeri kaasa ja kui väga kiire on, siis kuulavad audioraamatuid. Et kõik need vormid on tegelikult õpilase laual vaheldumisi ikkagi olemas. See siis edasi käib, niiviisi käib. Et selle teemaga seoses muidugi hästi palju igasuguseid küsimusi tekib. Et kui palju siis need raamatud ikkagi üldse loetakse tänapäeval, et kas üks raamat seisabki õppeaasta algusest õppeaasta lõpuni seal ja võib-olla jääbki lugemata. Ja võib-olla ma hakkaksin siit järjest lihtsalt minema nende küsimustega, et kui palju siis tegelikult raamatuid loetakse. No tegelikult õppekavas on sätestatud, et ühe kursuse jooksul gümnaasiumis tuleb ikkagi läbi lugeda vähemalt 3 tervikteost. Et see on selline seadusega antud number, aga mida me täpselt loeme, see on ikkagi iga kooli, iga õpetaja oma otsustada. Kas nad kõik ka läbi loevad need 3 raamatut kursuse jooksul, mis tähendab siis 35-tunnist kursust. Et see on iseküsimus ja selle juurde ma ka tulen pärast. Aga et põhimõtteliselt ikkagi loetakse ja minu selline nägemus või nagu selline kogemus praegu ütleb seda, et tegelikult ei ole nende lugevate laste arv sugugi ikka kohanenud. Lugevate laste arv on suhteliselt samas proportsioonis mittelugevate lastega, nagu ta on kogu aeg olnud, ainult see proportsioon on väga tugevalt muutunud eestikeelse ja võõrkeelse kirjanduse osas. Ja muidugi eestikeelse kirjanduse kahjuks. Ja see hüppe on olnud väga suur. Et kui ütleme 10 aastat tagasi veel, me võisime näha õpilase käes küll vahetunnis ingliskeelset raamatut, siis see oli teatud mõttes selline staatuse sümbol või see oli kuidagi glamuurne, et mina loen ingliskeelset kirjandust, et see oli midagi elitaarset. Siis praegu sellist tunnet enam kellelgi ei ole. Sellepärast, et kõik loevad ingliskeelseid raamatuid. See on nagu telefonidega on juhtunud, et mobiiltelefon kunagi oli selline staatuse sümbol. Nüüd ta ei tähenda midagi, kõigil ju on. Eks ju? Et see tegelikult ingliskeelse lugemisega on see sama, et nad ikkagi väga paljud gümnaasiumiõpilased ja ka põhikoolis ikkagi eelistavad ingliskeelset kirjandust ja põhjus on väga lihtne. Nad saavad ingliskeelset kirjandust paremini kätte. Nad tellivad, vabandust, nüüd läks ära. Et nad tellivad Amazonist, nad saavad neid piraatväljaandeid, tõmbavad endale arvutisse.
Nad ostavad väga palju fännikirjandust, nad loevad fantaasiakirjandust väga palju, mida lihtsalt eesti keelde ei ole nii palju tõlgitud, kui nad tahaksid lugeda. Nii et see ingliskeelne lugemus on ikkagi kordades suurenenud võrreldes, ma arvan, 10 aasta taguse ajaga küll. Ja tõesti seda ingliskeelset kirjandust nad loevad sageli e-lugeris. Aga eestikeelse kirjanduse osas sõltub ikkagi hästi palju sellest, missugune on klassi vaimsus ja missugune on selline mentaliteet seal klassis. Et hästi, no kogu aeg mul läheb ära mul. Et täiesti klassiti võib näha erisust, et kus domineerivad siis sellised õpilased, kes lihtsalt põhimõtteliselt nad eelistavad eesti kirjandust, nad loevad uudiskirjandust, kui midagi uut tuleb. Ja siis on sellised, kus see lugemine tegelikult ei ole väga populaarne ja seal on rohkem see ingliskeelne raamat ikkagi laual. Aga eestikeelsed raamatud ikkagi eelistatakse rohkem lugeda päris raamatutena, traditsiooniliste raamatutena. Nüüd see küsimus, et kas me peaksime seda raamatu valikut kuidagi suunama, on muidugi hästi oluline teema, sest kui nad loevad, kui õpilased lihtsalt, me ütleksime, et lugege lihtsalt 3 raamatut läbi perioodi jooksul, siis ei ole kindel, et need raamatud on ikkagi sellised, et nad toetavad meie väärtussüsteemi ja et nad saavad sealt mingisuguse esteetilise kogemuse või elamusega või võib olla ka täiesti eetiliselt sobimatuid raamatuid, mida lugeda. Et me ikkagi oleme selle kohustusliku kirjanduse, selle koleda nimega kohustusliku kirjanduse koolis säilitanud. Ja see, seda võib nimetada soovituslikuks kirjanduseks või selline, mis iganes nimega või missuguse terminiga me seda tähistame, see tegelikult ei muuda selle asja olemus, et see on ikkagi kohustuslik. See tuleb kõik peavad selle raamatu läbi lugema. Ja selles osas nüüd on tegelikult ka ikkagi mingisugused valikuvõimalused ka see kohustusliku kirjanduse sees. Et võib anda ühelt autorit näiteks mitu erinevat varianti lugeda. Mina näiteks olen alati andnud Kafkaga seoses ikkagi võimaluse lugeda kas protsessi, mis on kõige populaarsem, Ameerikat, kui neile tundub see põnev, Lossi, kui nad jaksavad kõige pikem, või siis, kes tõesti tunneb, et Kafka südame pahaks, et loeb Metamorfoosi, mis on lühike novell. Et nad kõik saavad ikkagi selle Kafka maitse suhu, aga nad saavad ikkagi ise otsustada, et mis tasemel nad on oma lugemusega, et üldiselt modernistide lugemine ikkagi eeldab sellist varasemat suuremat lugemust, aga näiteks gümnaasiumil tulevad mõned õpilased, kes ei ole üldse mitte kunagi ühtegi raamatut läbi lugenud, see on reaalsus, päriselt tulevad gümnaasiumi sellised õpilased, tunnistavad ise, ma ei ole ühtegi raamatut otsast lõpuni läbi lugenud. Et nendele Kafka muidugi on ta protsess lugeda, ta sureb ära seda raamatut lugedes lihtsalt. Et seal kohustusliku kirjanduse sees saab ka anda valikut ja see mõjub alati hästi. Et on näiteks tarvis düstoopiad lugeda, siis nad saavad ise valida, kas nad jaksavad lugeda Orwelli 1984 ja võtavad mingisuguse leebema variandi enda jaoks, loevad Huxley't või midagi. Et põhimõtteliselt see valikuvõimaluse andmine on hästi oluline ikkagi õpilastele, ka kohustusliku kirjanduse sees. Aga muidugi jah, see maik on tal juures, et see on nagu kalamaksõliga lapsepõlves, et tead küll, et on kasulik, aga ikka vastik maitse. Et kuidagi see kohustuslik tundub ikkagi alati halb, aga alati on neid õpilasi, kes ütlevad pärast selle kohustusliku teose läbilugemist, et see oli tegelikult väga hea raamat. Või ütlevad isegi, et see oli kõige parem raamat, mida ma üldse olen lugenud oma elus. Nii et see alguse tõrge selle kohustusliku kirjanduse vastu, see on täiesti loomulik.
aga kui seda lugeda ja eriti kui seda arutleda, kõige olulisem on see, et me ikkagi arutleme nende teoste üle. Ja tegelikult see on üks selle kohustusliku kirjanduse kõige olulisem õigustus ka, et kui õpilane loeb selle ükskõik kui hea raamatu üksinda läbi, siis ta ei saa sellest tegelikult oma sotsiaalse ebaküpsuse ja võib-olla ikkagi vähese lugemise tõttu ta ei saa sellest raamatust võib-olla kätte seda, mida ta võiks isegi, mida tal oleks eakohane isegi sealt saada. Et see rääkimine ja eriti nendel omavahel gruppides niisi rääkimine sellest raamatust, see on hästi, hästi tähtis ikkagi. Aga selleks tuleb ikkagi lugeda, ühiselt peab olema loetud üks raamat läbi. Et me saame ühest ja samast raamatust ikkagi rääkida. Et sellepärast ma küll olen sellise kohustusliku kirjanduse suur kaitsja ja ma pärast näitan teile ka ühte graafikut. Ma tegin ühe pisikese uurimuse ja konkreetselt nüüd selle ettekande jaoks ma tegin selle uurimuse, mis mul ammu oli plaanis. Ja sealt tuleb ka välja see, mis on kohustusliku kirjanduse statistika ja mis järeldused sellest võiks teha. Aga enne, mis on nüüd veel tähtis selle raamatu valiku osas, on see, et kui õpilasel tekib näiteks mingit kohustuslikku kirjandust lugedes, tal tekib huvi näiteks selle autori või tal tekib huvi selle valdkonna vastu, et siis tegelikult ta hakkab ka ise otsima hiljem samasuguseid raamatuid, kas samal teemal või sama autori või sama valdkonna raamatuid. Nii et väga sage on see, et kui me näiteks käsitleme näiteks antiikkirjandust, siis ja mütoloogiat, antiikmütoloogiat, et selle järel väga paljud õpilased näiteks ostavad endale mingi antiikmütoloogia raamatu või et see isu ikkagi tekib lugedes, et kui õpilane ise alguses ta ei saa aru, kui vähe ta tegelikult teab sellest mütoloogiast. Ta arvab, et ta teab. Et kui ma küsin, et kas te olete antiikmütoloogiaga kursis? Jaa, me teame, eks ole, me teame, et Zeus on peajumal ja siis teame, et nad elasid seal Olümpose mäel, need jumalik perekond. Ja siis selgub, et ega nad midagi rohkemat ei teagi. Aga kui me näiteks käsitleme kuningas Oidipust, siis selgub, et selleks, et seda Oidipuse lugu üldse mõista, sa pead teadma kogu seda eellugu ja kõik kreeklased ju teadsid seda. Et kuidagi see tunnetus tekib siis, kui sinna mingisse raamatusse sisse minna, et kui vähe ma tegelikult sellest materjalist tean. Ja ikkagi tekib see vajadus teada saada. Et kõige olulisem ikkagi selle lugemuse puhul on see küsimus, et kuidas see õpilane ise tajuks seda, et tal on hädasti vaja seda lugemist. Et kuidas talle jõuaks teadvusesse see, et see lugematus on selline hiiliv haigus ikkagi, et kuidagi ta tekitab tüsistusi ja need tüsistused on väga tõsised, et inimene ei suuda enam mõtelda, tal kaob ära kujutlusvõime, et ta ei oska enam kujutleda endale selliseid maailma, mida päriselt veel olemas ei ole, aga mis võiksid olla. Ja see on väga, väga ohtlik asi. Kasvavad inimesed, kes ei suuda unistada enam, ei ole neil millestki, nad ei oska millestki mõelda enam. Et see on ka vastuseks sellele küsimusele, et kellel on lugejate arv, kellele on oluline see lugejate arv, et tegelikult on lugejate arv ikkagi oluline kõigile meile, kogu ühiskonnale ja kes selle eestikeelse lugemise eest peaks üldse vastutama, on muidugi terve riik, ei ole haridusministeerium see, et kõik ministeeriumid peaksid vastutama selle eest, aga kus see läheb nüüd edasi?
muidugi on selliseid õpilasi, kes tahavad seda tõde ja õigust otsida TikToki vahendusel ja satuvad väga raskesse auku. Kas see kell näitab mulle, kui palju mul on aega? Siis ma hästi kiiresti näitan graafiku. See on kohustusliku lugemise kohta. Kohustusliku lugemise protsent, kes loevad tõesti raamatu läbi, on 60. Ainult 6 on sellised, kes ütlevad, et mitte kunagi ühtegi raamatut ei loe. Aga need on gümnaasiumis olemas. Ja aga samas need, kes loevad läbi osaliselt selle raamatu, 23%. Nii et me võime liita selle 60-le. 80% ikkagi loeb, rohkem kui 80% loeb selle kohustusliku kirjanduse läbi, mis on väga oluline. Ja ma muidugi, ma ei jõua seda praegu näidata, aga ma küsisin ka seda, et kui palju nad kooliväliselt loevad. Ja muidugi nad loevad ka kooliväliselt, nii et tegelikult olukord ei ole hull. Et meie oleme olemast. Ei jõua rohkem rääkida kahjuks. Üks hetk, Iivika, äkki on küsimusi? Palun, publikum. Jah, Elmar. Mina oma nooruspõlvest mäletan, et kui ma esimesi aastaid õpetajana töötasin ja gümnaasiumis kirjandust õpetasin, siis olid seal ka kohustusliku kirjanduse hulgas sellised kirjanikud nagu Tolstoi, Puškin ja Lermotov. Et kas te oskate öelda, ma ei ole enam kursis sellega, et milline on nende roll praegu kohustuslikus kirjanduses? Jaa, aitäh küsimuse eest. See on keeruline teema, sellepärast et vene kirjanikud on tõepoolest väga väärtuslikud kirjanikud, et Dostojevski näiteks, me oleme kogu aeg seda võtnud. Väga suur tõrge on praegu vene kirjandust võtta. Ja ma saan ainult vastata isiklikult, et mina põhimõtteliselt ei võta praegu vene kirjandust. Et mitte sellepärast, et ma nüüd üldse tahaks vene kirjanduse välja jätta, vaid lihtsalt nagu nii palju on ka muud head kirjandust, et ma pean natukene sellest isiklikust tõrkest üle saama, sest õpilased tunnevad kohe seda tõrget, kui ma hakkan mingi sellist teost võtma, millega mul on mingisugune isiklik või kuidagi võib-olla negatiivne suhe. Et üldiselt see on ikkagi koolide otsustada ja mis võetakse, et minu teada väga ei võeta vene kirjandust, aga Puškinit ikkagi loetakse, Jevgeni Onegint näiteks loetakse küll, ja. Aga ma ei tea nüüd, kas mõnes koolis veel praegu ka loetakse Idiooti. Meie enne lugesime, enne Ukraina sõda küll lugesime, aga praegu tõesti me oleme selle jätnud välja. Loeme küll näiteks Bulgakovit siiski. Et me vene kirjandus päris ei jäta kõrval. Me loeme Bulgakovi, et loeme näiteks Akunini Asatselli. Aga tema on ka dissident muidugi. Et jah. Olgu siis nii pidulikult. Nii, vabandust, mina olen siis ka eesti keele kirjandusõpetaja valdavalt gümnaasiumis. Ma arvan, et see on kooliti väga erinev ja ma ei ole kindlasti nõus sellega, et vene kirjanduse peaks praeguses poliitilises situatsioonis kõrvale jätma, sest vene kirjanikud, eriti 19. sajandi omad, ei ole küll süüdi selles, mis Putin teeb või ei tee. Ja minu koolis näiteks ei ole küll sellist tõrget, et me ei peaks nagu vanemat vene kirjandust lugema. Me loeme 10. Puškinit, natukene Lermontovi, 11. Tšehhovit, Turgenevit, mis on eelõhtul on üks ole õhem natukene. Räägime kindlasti Anna Kareninast, sõda ja rahu ma mainin, seda me muidugi ei loe, loomulikult seda tänapäeva õpilane ei suuda enam lugeda, ilmselt ei peakski lugema. Dostojevskist kindlasti räägime ja kindlasti 12. klassis Bulgakov, Ahmatova, sellised vene kirjanikud, kes on ikkagi väga suurepärased vene kirjanikud, ikkagi on see maailma kirjanduse osa. Ega ei ole vahet, kas on vene kirjandus või inglise kirjandus, nad on väga head kirjanikud ja ma arvan, et neid peaks võtma. Mina võtan, aga ma arvan, et see on kooliti väga erinev ja kindlasti on ka muud väga head kirjandus, mida võib loomulikult selle asemel võtta. Täpselt, see on kooliti väga erinev ja tegelikult tuleb juurde kindlasti öelda seda, et Anu Kella koolis on üks kirjanduskursus rohkem kui, õigemini 2 kirjanduskursust rohkem kui tavalistes koolides on. Praegu on 1. Okay. Kuidas on lood audioraamatutega, et kas õpilased kasutavad ka neid?
ja loevad audioraamatuid siis, kui väga kiireks läheb ja näiteks ma tean, et Tõde ja õigust nii mõnigi läks seda kergema vastupanu teed, sest audioraamatut lugedes või kuulates sa saad midagi muud ka teha. Õpilasel ju aeg on teatavasti väga hinnas. Et eks nad ikka kasutavad jah audioraamatuid ka. Ma tean seda ka, et teiste tundide õpetajad annavad ka lugemist. Näiteks riigikaitseõpetajad, sellised sõjalist laadi lugemust või sellist isamaalist kasvatust laadi lugemist ja kindlasti ka inglise keele õpetajad ja prantsuse keele õpetajad on oma raamatud, mis on ka võib-olla klassika, mõnikord juhtub. Ja see kuulub asja juurde, see on täiesti normaalne ja see on õppeprotsessi osa ja seda rohkem nad loevad ja seda toredam see on. Meie igatahes innustame kõiki oma aineõpetajad alati andma erialast kirjandust lugeda õpilastele, sest lugemus on ikkagi lugemus. Lõpuks on tähtis see lehekülgede arv, mis nad on läbi lugenud. Lugemisoskus ikkagi areneb ainult lugedes, et meie muidugi seisame eelkõige ilukirjanduse lugemise eest, aga populaarteaduslik kirjandus on ka väga väärt. Nii et oleme väga tänulikud nendele aineõpetajatele, kes annavad lugeda. Minul on ka üks kiire küsimus. Kas on mõni universaalne raamat praegu gümnasistide seas, mis kõigile sobib ja meeldib? Mis kõigile tõesti meeldib? No, on Murakami väga meeldib kõigile praegu. Et kusjuures kõik need Murakami teosed, mis nad on lugenud, neile meeldib väga see, mis on see tantsi ja lõuna pool piiri, lääne pool päikest või mis selle, ma ei suuda kunagi seda pealkirja meelde tuletada, et Murakami tõesti meeldib ja see element haihtub, muidu nad väga ei ole novellide armastajad, nad tahaksid ikka lugeda selliseid pikki lugusid, aga Murakami kuidagi jah sobib neile väga hästi. Suur tänu, Eivika. Aitäh!